Mustamäe keskuse tagune Tammsaare tee ääres on muutunud suureks ehitusplatsiks. Ühe ääres pannakse uuele tervisemajale nurgakivi, see peab valmima järgmise aasta lõpuks. Teises parkla otsas aga sirgub midagi erilist. Nimelt peaks seal 2 aasta pärast kõrguma lausa 24-kordne ja 212 korteriga Mustamäe Manhattan. Kogu kontseptsioon kokku on täiesti ainulaadne. Astud otse korterist kinno, poodi, jõusaali või siis miks mitte tervisekeskusesse. Sellist megakvartalit täna tegelikult Eestis ei ole, kus ühe ala peal oleks ühendatud 3 sellist hoonet, et meie ühendame omalt poolt see tervisehoone keskusega ära ja see tornhoone samamoodi ühendatakse keskusega ja siis on siin tõeline maamärk Tallinna mõttes, elukondlik hoone mõttes. Meil on kino, jõusaal, söögikohad, meie hoones saab olema umbes 30 erinevat teenusepakkujat siis meditsiinivaldkonnas ja head parkimisvõimalused. Tuled siia tarbima meditsiini ja samal ajal saad ka pärast poes ära käia. Minu selja taha kerkib 24-kordne Mustamäe Manhattan, aga kui palju üldse Tallinnasse veel korterid mahub ja kas nendel korteritel on turgu? Pealinna kontekstis on Mustamäe kohe kindlasti suhteliselt täis ehitatud. Põhiline ehitustegevus käib Haaberstis ja loomulikult Tallinnaga piirnevates omavalitsustes. Uute korterite turul tõepoolest pakkumine on suur ja kõige suurem pakkumine on sootuks kesklinnas ja selline piirkond, teine piirkond on Haaberst ja ka igas linna osas on mingit pakkumist. Ja uute korterite turul circa 3000 pakkumist. Ega seal nüüd müüki liiga hästi ei tehta, samas ikkagi müügimahud on aasta tagusega võrreldes kasvanud ja aasta tagasi tehti rohkem müügitehinguid kui 2 aastat tagasi. Et mõningane selline positiivne suund on. Küll aga näitab statistika, et korterite järelturul on aktiivsus suurem ning müügid toimuvad kiiremini. See kõik on just korterite järelturu hinnad viinud natukene allapoole tavapärasest. Tallinna uute ja järelturu korterite keskmine hind novembrikuus Maa- ja Ruumiameti andmetel oli 3000–3100 euro vahel ruutmeetri hind siis Tallinnas ja uute korterite hinnakirja järgne keskmine pakkumishind on 5100, seda tundub meeletult palju, aga meil jälle kesklinnas on suur maht, ütleme, kalleid või kui mitte öelda väga kalleid kortereid, mis keskmist üles ajavad. Uute korterite turul on suurenenud oluliselt erinevate sooduspakkumiste lisamine korterile. Olgu see parkimiskoht, köögimööbel, panipaik või midagi sellist. Uued korterid tühjaks ei jää, pigem on see müügiperiood pikem.